Tere tulemast stuudiosse, Bärbel. Tere. Just nägime videolugu, kuidas meie koolistressiga toime tuleme. Sina valmistud baka-eksamiks. Kuidas sinul koolistressiga on? Praegu on natukene vähem, sellepärast et mulle tundub, et 3. aastal on nagu aineid vähem, aga eelmine aasta oli küll päris hull, et siis ma ütleks, et trenniga on väga hea stressi maha saada. Trenn aitab kindlasti. Vaatame tegelikult nüüd ühte klippi, kuidas siis sinu Tartu tudengil üldse möödub. No siin videos küll väga stressi ei tundunud. Ei, seal ei olnud. Mis sulle Tartu juures meeldib? Tartu on väike, seal on niimoodi, et sa saad jalutada igale poole, on ju. Seal on nii ilus, on vanalinn, öeldakse selle kohta. Ja no ma tegelikult olen Otepäält pärit, nii et kõige rohkem mulle meeldib Otepää, aga Tartu on ka väga tore. See on natuke väiksem kui Tallinn, et see mulle meeldib. Millist sisus üldse veel TikTokis teed? Hetkel mulle tundub, et kõige rohkem ma teen selliseid vloge, jagan igapäevaelu, et see inimestele nagu meeldib. Vahepeal üritan teha nalja, no siis kui see välja tuleb, siis tuleb. Eile, ma arvan, tuli päris hästi välja. Väga hea. Kuidas ajakirjanduse õppimine üldse toetab TikTokide tegemist? Ma arvan, et selles mõttes aitab, et ma oskan võtta oma jutu nagu tihedamalt kokku, et ma võib-olla ei kokuta nii palju ja videotöötluse puhul, et ma tean, et ma sellised kohad lõikan nagu välja, kus on pausid, et oleks nii-öelda nagu sujuvam video. No midagi teed ju väga hästi, et hiljuti nomineeriti sind ka Kids Choice Awardsil. Kuidas see kogemus oli sinu jaoks? See oli, ma ei osanud seda üldse oodata, see oli väga võimas. Ma sain sellest tegelikult teada juba eelmisel aastal, mingi novembris äkki või. Et hästi vara ja siis seal pidin paar asja allkirjastama, et võib mu pilti kasutada ja kõike sellist. Ja siis kui hääletus läks käima, siis oli ka väga nagu lahe näha ennast kuskil nagu auhinnale nomineerituna, et see oli väga võimas. Ootasid sealt võitu ka? Ausalt öeldes ei oodanud, sest et no, ma olen ainult 2 aastat tegelenud, et ma arvan, et Liina vääris seda väga, et ta on nii kaua juba teinud. No igatepidi väga ikka korralik tulemus ja saavutus, aga ma arvan, et järgmise mängu sa paned küll kinni ja tood võidu koju, et meie kaassaatjuht Anett ootab juba praktika laua juures, nii et liigume koos. Okay. Hei, tulge siia poole. Nii, meil on sulle valmistatud selline mäng ette, on ju. Siin 6 topsis on 6 erinevat TikToki trendi, mida sa ise oled ka teinud. Nii, ja siis sul on 30 sekundit aega, et visata palle ja sa pead vähemalt ühte sisse saama ja siis me räägime natuke selle trendi teemal, mida sa sisse viskasid, on ju. Nii, aeg meile. 30 sekundit on 30. Ja kui Anett puhub pasunat, siis läheb aeg käima, nii et Anett võid lugeda 3, ühe kaupa. 2, 1. Läheb. Pane hooga. No, Oi, olemas. Ilus. Vaata, mille sa välja võlusid. Nii, oota, ma võtan palliks välja. Ikka harjutab, tudeng elu teeb kasutust natuke. Nii. Palju käsid ei soe juba, on ju, nii. Aga see trend, ma ütleks, et see on isegi nagu rohkem teavituskampaania, on hashtag suurim julgus. Nii, vaatame sinu loodud videot selle trendiga. Mulle tuli väga palju selliseid nõmedaid kommentaare ja ma mäletan ühte konkreetset videot, kus mu kutt ütles, et ma olen maailma kõige ilusam tüdruk ja sinna tuli vähemalt 15 kommentaari, sest see läks üsna nii-öelda viraalseks. Kus öeldi, et ei, sa oled kole ja ta valetab sulle, mida iganes. No, suure vaateskonnaga kahjuks kaasneb ka selline negatiivsem pool, on ju, aga kõigepealt räägime sellest, mis trend üldse see suurim julgus oli? No see oli tegelikult selline kampaania, et pööratagi tähelepanu üldiselt nagu küberkiusamisele, et seda on meil ikkagi hästi palju, eriti noorte seas, kuigi tegelikult väga palju ka täiskasvanute seas, eriti TikTokis, et ma saan päris palju täiskasvanutelt ka, issand, et mis sul viga on ja kes sa oled? No see, jah, ma nõustun. Aga kuidas sa selle negatiivse, no see on nii ära leierdatud teema muidugi ma tean, aga kuidas sina oma selle negatiivse tähelepanuga või kommentaaridega toime tuled? Mida sa teed? No minul on tegelikult üsna lihtne ja loogiline viis tavaliselt, ma lihtsalt blokeerin selle inimese ära. See tundub kõige loogilisem üldse, see tundub väga viis. Et no tegelikult, no milleks see blokinupp on, et tegelikult sa ei pea nagu laskma endale halvasti ütelda, et inimesed, noh, päriselus nad ilmselt ei ütleks sulle seda
ja noh, kui sa tahad olla nii-öelda nõme inimene, siis ole kuskil mujal, mitte minu kontol. Natuke võib-olla juure tasandil, aga miks sa sotsiaalmeedias üldse sisu lood? Miks sa teed seda, mida sa teed? Ja miks see meeldib sulle? Ma ausalt öeldes, ma otseselt ei teagi, see on nagu kuidagi lõbus ja mulle meeldib nagu videoid kokku panna ja see, mis sealt nagu tulemust näha, pluss nagu sa jäädvustad enda elu ja siis mitme aasta pärast saad nagu vaadata seda, et see on hästi lõbus, kuigi kui ma vaatan vanu videoid, siis pigem on piinlik. Nii võib juhtuda, jah. Aga noh, you know. Ja meie tahame tänada Luuna TV tänab, et sa saatesse tulid. Suur aitäh väga tore sulle. oli. Suur aitäh sulle. Aitäh.